Ma kasvatan oma aias põhiliselt siis talulilli. Mul on kollektsioon aed põlistest talulilledest. Siis mul on maitse- ja ravimtaimi hästi palju ja on köögiviljaaed. Ja köögiviljaaed on mul, no ütleme 99% on põlised sordid või põlissordid siis. Need ei ole kõik Eesti omad. Need on nagu üle maailma, sest Eestis kõiki köögivilju ei ole võimalik saada. Ja ma püüan minu nagu oma aiandusel üks nagu nägemus on see, et ma saaks oma toidu oma aiast. Et seal on üks pool on see kasvatamine, teine pool on muidugi säilitamine veel hiljem. Et sul oleks kevadeni köögivilju. Ja loomulikult ma võtan võimalikult palju seemneid ise oma aiast. Ma arvan, et liigirikka aia loomine on igaühe jaoks kõige nagu lihtsam asi. Hulga keerulisem on luua sellist monokultuurset aeda. Et sul on ainult üks mingi liik või üks sort, mis kasvab. Kui sa tahad sellist looduslikumat aeda, siis sa pead olema natuke laisk ja lohakas. Ma lasen loodusel oma elu elada ja kujundada. Ma lasengi seemnetel valmida ja selle umbrohu, mis ma siis sealt võtan, et ma jätangi selle sinna mullale toiduks kuhugile peenra vahele. Et iga nüanss on oluline selle laiskuse ja lohakuse juures. Aga kui sul tõesti on aed linnas võib-olla meeter või ruutmeeter või ongi see mingi üks kast, siis tegelikult ei ole vahet, kui suur su aed on. Seda liigirikkust ja sellist looduslikku lähenemist sa saad ka ruutmeetri peal kasutada. Ja see ruutmeeter on võimalik täpselt sama moodi lahendada nagu hektar või 100 ruutmeetrit. Et samamoodi sa võid selle köögivilja kastis lasta nagu õitsema tillil minna. Sa ei pea terve tilli rea, mis sa oled külvanud, see 10 tilli, ei pea neid kõiki laskma, aga sa võid lasta ühe õitsema. Ja samamoodi need, kui sul mingid nagu komposti tekib või neid vanu taimi, mis sa oled ära võtnud kuskilt, et see sinna tagasi pärast sellesse ühte ruutmeetri anda, et see tegelikult on võimalik täpselt, ei ole vahet, 1 ruutmeeter või hektar. On ju väga populaarne teha endale mingi lilleniit või midagi sellist. Et see on samamoodi, see on nagu lillepeenra loomine, see ei tule 1 aastaga. Ja kindlasti on selliseid taimi, kes saavad nagu paremini hakkama, näiteks Siberi võhumõõk. Pigem neid niidutaimi ma soovitan üldse tuua nagu seemnetena. Kullerkuppu näiteks tuuakse, nurmenukku tuuakse, ikka selliseid ilusaid. Aga ikkagi mina soovitan võtta seemneid, korjata seemneid. Tähendab seda, et sa pead teadma, milline see taim näeb välja siis, kui ta on ära õitsenud ja et sa oskad neid seemneid siis minna korjama. Ja siis külvata, aga sel juhul sa pead ka hooldama seda nagu niitu. Ja niitu hooldatakse kord aastas, niidetakse maha. Mul on endal sellised niidualad siin ümber aia, mis ma olengi jätnud kasvama ja kuhu ma olen ka üht-teist niimoodi juurde istutanud või siis ka külvanud neid niidutaimi, et see läheks nagu rohkem liigirikkamaks. Aga üldiselt ma ei tea, need taimed nagu tulevad ise ka, et väga ei peagi. Kui juba niitma hakkad, siis juba tulevad ka, et alustava aedniku esimesed sammud on siis minu jaoks, mina teen niimoodi, et ma valin välja oma selle maatüki, kuhu mul tuleb peenar ja ma katan selle kinni, ükskõik
mis mul siis parasjagu on. Kas mingi rohuniitega, papitükkidega, vanade voodilinadega, koormakatetega, mis iganes. Ühesõnaga, mis materjali sul kätte satub. See võib näha väga kole välja. Katad kinni ja see jääb seisma vähemalt paariks kuuks kuni paariks aastaks. Nii kuidas sul kannatus on. Ja edasi on sul juba peenar. Lihtsalt kasvata kõiki segamini ja ongi liigirikas aed. Ja ära ole liiga hoolas.